Ehk oluline on see, et te hoiate kiva-tatsi asendit. Küünarnukkid on keha lähedal, käe keerite välja löögi lõpus, küünarnukkiga tõmbate külje vastu tagasi käsi läheb, tuleb küünarnukki. Selles asendis võivad küljed ette liikuda, aga seda edasi pole vaja rõhutada. Eelkõige on mõeldud, et kui teil on mingi jalaprobleem kuskil, et siis te ei põrguta jalgu, treenite lihtsalt lihaseid ja käe kiirust. Siin löökide vahel võite pidada natukene pikemat pausi, vahepeal õndestate ära ja siis teete jälle kiiresti. 1-2 jälgite tehnika. Et kui te teete kogu aeg löök, läheb tehnika halvasti, teeme löögid veel. Ja aitäh! Nüüd me teeme ühe video, et kui teil on mõni jalavigastus ja te peate tegema harjutusi istudes, siis on väga palju erinevaid võimalusi, kuidas te töötate küljega, kuidas need käed liigub. Et esimene harjutus kõige lihtsam, te istute otse, teete 2 täispikka käelööki ja teete tagasi tõmbe ka veel pika. Ehk Kaspar hakkab tegema ühe käega, kõigepealt alustad ja siis võtad jälle otse asendi ja alustad teise käega. Ja nüüd jätkad samamoodi. Asendi valmistute ja teete teise käega. Võtate asendi ja mõlemad löögid võiks käia plaksakaga. Ja aitäh! Harjutus number 2, harjutame kitsaami kjakut. Kitsaami me jätame poolikuks ja teeme poolik pikk. Et 2 löögi omal vahe oleks hästi väike, löögid tuleks kiired. Et alustate eestkäega ja jätkate pika kjakut sukriga. Ja või alustada. Siin võite tuua küünarnukki natuke kehale lähemale ja ei löögi kätt täiesti sirgelt välja või natuke lendab käsi välja ja luua jätkata taga käega. Ja oluline on, et küljed töötaksid seal samas rütmis, et selline natuke ette ja luba tuleb pöörda. Kasparil seos on väga hea. Ja üks veel. Ja väga hea. Sama asi teise küljega ka. Ja väga hästi. Ja kui siia juurde panete jalatöö, siis tegelikult saategi kitsaamid sukid ja jakutsuki kombinatsiooni. Järgmine kombinatsioon on üleastega käerünnak, kus te alustate tagumise käega, tagantlöök jääb lühikeseks, ehk eestkäega lähete väga kiiresti edasi. Ja tagasitõmme, selle punktilöögi käe tagasitõmme on pikk. Ja või alustada. Siin kui tunnete, hakkab tekkima väsimus, lõdvestate õlad ära, teete väikse pausi, valmistute, et tuleks jälle see tagant käsi liikus ka kiiresti välja. Väga hästi, teine külg, teise küljega ka, 6 kordust. Siin te peate saama kehaga kiiresti liikuma, liikamine on, et küljed peavad liikuma vähemalt sama kiiresti kui käed ja käed liiguvad välja